Tere! Minu nimi on Tarmo Pihl ja olen SIFI vaimse tervise platvormi tegevjuht ja osanik. Kõigepealt tahaks tänusõnad öelda selle eest, et leidsite aega, et kuulata meie õppevideot. Täna me räägime vaimsest tervisest ja sellest, mis laadi vaimse tervise teenuseid SIFI pakub ja kuidas meie platvormiga ühineda. SIFI on digitaalne vaimse tervise platvorm, mis on mõeldud tööandjatele ja tööandjad liitudes meie keskkonnaga saavad seda omakorda jagada välja oma töötajatele. Töötajad saavad siit ligi kliinilistele psühholoogidele, erinevatele vaimse tervise tööriistadele ja ressurssidele, et toetada oma vaimset tervist. Lisaks pean ütlema, et kõik, mis siin toimub, on anonüümne, kõik on privaatne ja oleme hoolt kandnud selle eest, et psühholoogidele ligipääs on kiire, mugav ja saate seda teha ükskõik kust, enda kodust, suvilast, kaugelt, kuna tegu on kaugteenusega. SIFI teenust pakub Minudoc OÜ, me oleme Eestis tegutsenud 6 aastat ja nendest 4 aastat oleme tähelepanu pööranud just vaimsele tervisele. Tänaseks oleme me kasvanud rahvusvaheliseks, umbes pooled kliendid on meil Eestis, pooled välismaal ja klientideks on meil nii avaliku sektori organisatsioonid kui ka näiteks tehnoloogia ettevõtted. Miks me räägime vaimsest tervisest? Umbes 3/4 töötajatest on oma elu jooksul kokku puutunud vähemasti ühe tõsise vaimse tervise probleemiga. Ja omakorda nendest umbes 40% on pidanud sellega ise hakkama saama. See on päris kõrge number ja miks on asjad nii? Selleks on palju erinevaid põhjuseid alates sellest, et vaimse tervise spetsialistile saamine võib olla keeruline, järjekorrad võivad olla pikad, kuni selleni välja, et inimesed lihtsalt õigel ajal ei oska reageerida, ei oska ära tunda neid signaale, mille puhul võiks ja peaks juba pöörduma spetsialisti poole. Ja neid probleeme SIFI üritabki lahendada. Kuna meil on tegemist digitaalse platvormiga, on siin sadu erinevaid terapeute, psühholooge, siis me kanname hoolt ka selle eest, et ajad oleksid saadaval ja isegi enne, kui te siia aja panete psühholoogile, saaksite ka ennast ise hinnata ja aru saada, millises seisus teie vaimne tervis on ja millistes erinevates vaimse tervise valdkondades te võiksite siit abi saada. Nüüd, milliste probleemidega me kokku puutume SIFis? Väga erinevatega ja kõiki on siin võimatu välja tuua, aga peamised väljakutsed on seotud näiteks ärevusega, stressi muretsemine, väsimus, kurbus, need on pingerea eespool. Samas ma tahaks rõhutada, et me ei tegele ainult kliiniliste probleemidega, ehkki regionaalhaigla kontekstis on teile ligipääs tagatud just kliinilistele psühholoogidele. Samas probleemid, millega siia pöörduda, võivad olla väga-väga laia spektriga, alates suhteprobleemidest, uneprobleemideni ja kõiksugu muude emotsionaalsete väljakutsete nii, millega siit abi saate. Nüüd, mis laadi teenuseid me pakume? Siin on selline kokkuvõttev pilt ja siin on näha, et mitte ainult üks-ühele sessioonid ei ole meil pagasis, vaid ka palju erinevaid muid teenuseid. Meil on olemas näiteks ka saateteenus, nõudepõhine saateteenus, mis tähendab seda, et igal tööpäeval kella 10 hommikul 10 õhtul saate pöörduda meie enda psühholoogide poole läbi tekstivestluse, kes on siin selleks, et teid koheselt aidata ja soovitada ka, millise kliinilise psühholoogi juurde te võiksite aja panna. Lisaks sellele on meil siin ka meditatsiooni ja teadveloleku programm, mida me pakume läbi partneräpi, Mindspa ja ka mitmed enesehindamise eneseõppe ressursid, näiteks seesama pilt, mida te siin näete keset ekraani, see ongi sinna radarikaart, mis võtab kokku 5 erinevat dimensiooni vaimsest tervisest. See kujuneb läbi selle, et te vastate küsimustikele ja joonistub siis välja selline pilt, kus siis te ise näete, millised sektorid teie vaimses tervises on hästi kaetud, milliste puhul peaksite siis
nendega tegelema. Antud juhul näiteks siin on näha punast värvi, stress ja vastupidavus. Ehk siis selles valdkonnas võiks näiteks üht-teist ette võtta ja ka need kollased alad näiteks indikeerivad seda, et siin saab asju paremaks teha. Lisaks sellele on ka näiteks helihetked, mille puhul me oleme kokku kogunud siis ülevaate kõigist erinevatest peamistest probleemidest, loonud siis audiomaterjalid, mis räägivad nendest ja muuhulgas räägivad lühidalt, kuidas nendega hakkama saada. Ja siin on siis iga teenus eraldi välja toodud. Jällegi siin keskne pilt on siis minu heaolu profiil. Me soovitakse alustada just sellest, see annab teile ülevaate siis vaimse tervise erinevatest aspektidest, millega võiksite tegeleda ja siin on ka iga sektori all kokkuvõte koos soovitustega. Ja soovituste puhul siis me ka toome välja need teenused meie enda platvormil, mida me soovitame siis katsetada antud juhul. Nüüd järgmine teenus on nõudepõhine nõustamine, lühidalt juba mainisin, et see on siis tekstipõhine, tekstivestluse põhine teenus, millega te pöördute meie enda psühholoogide poole. Nemad on siin olemas igal tööpäeval 10 kella 10 õhtul ja on koheselt valmis aitama erinevate küsimustega, alates kiirest nõustamisest kuni selleni välja, et nad soovitavad teile teie murele vastavat spetsialisti siit platvormilt. Üks-ühele teraapia on tavapärane viis, kuidas psühholoog siin abi pakub, see on tunniajane, ligikaudu tunniajane sessioon üle video. See ei ole nüüd tekstivestlus, see on kindlasti videopõhine. Ja siin on valikus siis erinevad kliinilised psühholoogid, kes valdavad nii eesti, vene kui inglise keelt. Ja saate ise valida siis meie kliiniliste psühholoogide seast omale sobiva. Meditatsioonid teadvelolekut pakume läbi Mindspa äpi. See on nüüd ainult inglise keeles, aga sellest ei ole midagi, sest siin on peamiselt ongi meditatiivne muusika. Ehk siis saate ka siia ligi. Helihetkete puhul juba mainisin, on selline kogumik erinevaid siis probleeme, mida üritame väga lühikeste audioklippide tasemel lahti seletada. Kindlasti ei ole need mõeldud siis ravi eesmärgil, vaid pigem enesearendamise eesmärgil. Ja mõnel juhul võib-olla aitab see ära tunda ka neid probleeme, millega te ise kokku puutute ja nende põhjal siis abi otsida juba meie spetsialistide käest. Nüüd, kuidas SIFiga ühineda? Kõigepealt minge siis www.sifi.com kodulehele või laadige alla meie äpp, kas App Store'ist või siis Google Play'st ja tehke konto eraisikuna. Kui te lähete siin veebis logi sisse menüüsse, siis sealt avaneb võimalus loomale konto või registreeri ennast siin eraisikuna, tehke see konto ära. Registreerige ennast platvormile, logige sisse. Järgmise sammuna minge oma profiili peale, see on üleval, te näete oma nime seal, sellele klikates avaneb omakorda muuda profiili valik, sellele jällegi klikates avaneb teie profiil ja profiili all on võimalik lisada tööandja. Seal valige siis oma tööandja ehk regionaalhaigla. Ja selle peale saadetakse välja teie personaliosakonda liitumissoov, mille nad kinnitavad. Ja kui nad kinnitavad, saate selle kohta ka omakorda kinnitava e-kirja, saate te hakata kasutama meie teenuseid siis regionaalhaigla paketi sees, ehk siis need on teile tasuta. Nagu mainisin, siis millised teenused teile avanevad, nendeks on siis kliinilise psühholoogi vastuvõtt, neid saate siis tööandja kulul kuni 6 korda aastas. Kui on vajadus rohkemate sessioonide järgi, siis te saate seda teha, ainult et peate ise siis maksma ülejäänud sessioonide eest. Ja 1. jaanuarist siis annuleerub see 6 sessiooni piirang ja saate uuesti järgmine aasta siis 6 sessiooni kasutada.
Ka muud teenused on siin avatud, minu heaolu profiil, saate sinna ligi. Kõigil teenustel on sildid peal, mis on tasuta ja mis on teil kaetud tööandja poolt. Antud juhul siis kliinilise psühholoogi konsultatsioonid on kaetud, teiste psühholoogide konsultatsioonid regionaalhaigla töötajatele täna ei ole kaetud, sealhulgas ka coach'id. Nii et seal te näete hinnasilte ja kui on soovi, saate ka neid kasutada, ka selle eest regionaalhaigla ei maksa. Ja see ongi minu viimane slaid, ehk siis mis eeliseid me pakume. Pakume kiiret ligipääsu spetsialistidele, see on meie prioriteet, mitmes keeles. Siin on eestikeelsed spetsialistid olemas, kättesaadav venekeelsed, inglisekeelsed. Nii et teie vaba valik, kelle juurde aja panete. Ja rõhutaks ka seda, et kõik, mis siin toimub, on privaatne, anonüümne. Teie tööandja ei näe seda, kes teist kasutavad SIFi teenuseid. Tööandja näeb ainult üldist statistikat, kui palju näiteks kuus on meie teenuseid kasutatud. Ja see on ka loomulik, sest tööandja maksab selle teenuse, sest ta soovib teada, kui populaarne see teenus on. Nüüd, kui teil tekivad küsimused meie teenuse kasutamise puhul, võtke julgesti ühendust info@sifi.com ja meie inimesed vastavad teile kiirelt. Ja siinkohal ma kutsungi teid üles avastama meie platvormi, tegema konto ja loodetavasti saate siit abi. Kõike head!